Minu jaoks on Eesti Vabariik täpselt ideaalse suurusega, ideaalse asukoha peal ja ideaalsete inimestega riik, kus on suurepärane elada ja ma arvan, et see ongi põhiline, mis ta minule on andnud, et saan elada riigis, kus on kõik ideaalne. Eesti Vabariik on minule kinkinud hea, rahuliku, põhjamaise elukeskkonna, hea, turvalise koha lapsi kasvatada, tegeleda omale meeldivate asjadega ja palju mõnusaid rahvuspühasi, rahvustoitusi, kõike seda. See on väga huvitav küsimus ja kui ma mõtlen, et mida Eesti Vabariik on mulle andnud, siis Eesti Vabariik on mulle andnud vabaduse. Vabaduse mõelda, täiesti piirideta unistada ja mitte ainult, ka need piirideta unistused ellu viia. Ja tänu sellele olen ma saanud teha seda tööd, mida ma väga armastan. Mulle on Eesti Vabariik andnud võimaluse teha väga palju toredaid asju koos väga palju toredate inimestega. Eesti riik on mulle väga palju võimaluse andnud, nagu töökoht, sõbrad ja keel ja äri ajada Eestis ja Eesti kodakondsus. Ja olen väga õnnelik sellest. Ja ma väga tänan Eesti riik, mulle väga meeldib ja mul on nüüd Eestist ka, nagu võib öelda, 4 restoran hakkab varsti ja ma ajan 4 restoran. Ja oskan natukene keel ka, see ongi ka natukene Eesti pool. Ja eestlased on väga, väga tore inimesed. Eesti on kinkinud mulle selle, et ma saan elada rahus. Eesti on mulle kinkinud, et ma saan elada Saaremaal, mida ümbritseb meri ja ma saan purjetada. No väga palju. Peaaegu kõik võiks öelda. Kodumaa, perekonna, suguvõsa, väga rikkaliku ajaloo, väga ilusa emakeele ja kõik, mis sellega koosneb. Võimaluse tegeleda ettevõtlusega. Ma olen Kuressaare sündinud, aga Rootsis üles kasvanud. 91 tulin Eesti tagasi. Olen siin loonud 3 ettevõtet, siin neist töötab umbes 500 inimest ja ma olen väga õnnelik selle üle. Kõige olulisem ja suurem asi, mida Eesti riik on minule kinkinud, on võimalus olla lastega kodus hästi pikalt. Et see 1,5-aastane vanema palk on selline maailmas eriline ja hea asi, mida meile pakutakse. Vaata, see on huvitav küsimus. Kui ma tulin siia Eestis, ma oli nagu üks väike tita. Mul oli nii palju abi. Ja siis Eesti kingis mulle töö, kodu, ruumi ja preemia ka. Ma loodan minu töö ja minu muusika meeldib Saaremaal ja Eestil. Aitäh ja palju õnne Eesti! Eesti on andnud võimaluse käia põhikoolis, gümnaasiumis ja ülikoolis, kui ma seda ise väga-väga tahan. Eesti riik toetab peresi ja lapsi. Eesti on hetkel kõige turvalisem paik, kus olla minu jaoks, vaadates mujal maailmas toimuvat. Eesti Vabariik on eelkõige minule kinkinud selle tunde, et ma tahan siin olla, ma tahan siin elada, ma tahan siin toimetada. Mitte alati ei ole Eesti olnud vaba, et pool oma elust on olnud Eesti okupeeritud ja minule andis just taasiseseisvunud Eesti võimaluse ja vabaduse. Võimaluse tegutseda ettevõtjana, võimaluse saada hea haridus, vabaduse liikuda maailmas ringi ja tulla jälle koju tagasi. Minu lähedastele ja mulle on andnud Eesti Vabariik turvatunde. Meile meeldib siin elada. Meil on siin turvaline, me oleme siin õnnelikud. Palju õnne, Eesti Vabariik! Elu. Elamise sisu avardamise ja väärtustamise võimaluse. Muidugi inspireerivaid kohtumisi kultuuriga, laulupidu, tantsupidu, ERM. Palju suurepärast muusikat, teatrit, kunsti, filmi, kahtlemata imetlusväärseid, loovaid
ja tarku noori inimesi Eesti tulevikku. Olen tänulik. Mina olen Eesti Vabariigile tänulik, et mulle on antud vabadus osaleda kogukonna ja riigi noorte elu kujundamises ning samuti mingil määral ka hariduspoliitika kujundamisel. Samuti olen tänulik, et saan just täna, siin ja praegu elada vabas riigis. Ma olen selle peale isegi jõudnud natukene mõelda. Ma arvan, et ma kõige tänulikum olen selle üle, et mul on olemas keskkond, kus ma tahan oma pereelu edendada, kus ma tahan oma lapsi kasvatada. Et kui hakata laiemalt mõtlema, siis et oi kui tore, et on meile kingitud eesti keel ja kultuur, aga see vist ei olegi riigiga seotud. Et pigem ma arvan, riigiteene on see, et siin on loodud keskkond, kus ma tahan oma lapsi kasvatada, peret luua ja leian ka muid väljakutseid. Et Eesti riigis noorel inimesel ükskõik mida üles ehitada on suhteliselt lihtne. Minule on Eesti Vabariik kinkinud teadmise, et meie iseseisvus ja omariiklus on väga õrn ja väga habras. Ma soovin oma Eestile tarku inimesi ja südamega tehtud otsuseid. Ma arvan siiralt, et me ei peaks täna pidama viinasõda, vaid sõdima totruse ja kultuuritusega. Sinu terviseks, Eesti! Eesti Vabariigis hindan ma kõige rohkem neid inimesi ja asutusi, kes tegelevad eesti keele ja meelega. Eesti avalik-õiguslik ringhääling, Eesti Rahva Muuseum, Eesti Keele Instituut, Eesti Rahvaluule Arhiiv. Tänu neile asutustele saan ma Eesti Vabariigi õpetajana alati uut ja huvitavat materjali, mida õpilastega koos tundidesse võtta. Ma usun, et aasta tagasi ilmselt ma ei oleks osanud sellele vastata sellisele küsimusele, aga olles olnud siis vahetusõpilasena Eestist kaugemal ja näinud seda piiri tagant nii-öelda seda Eesti riiki, siis julgen öelda, et Eesti on andnud mulle tohutult ägeda kultuuri ja pikad traditsioonid ning neist ühest laulupeost sain ka eelmisel aastal ise osa ja see oli tohutult võimas tunne. Tänasega täitub 9653 päeva Eesti Vabariigi iseseisvuse taastumisest. Nende päevade seas on olnud häid, suurepäraseid ja võib-olla mitte nii häid, aga iga päev vabal maal on kingitus. Suur kingitus on ka sõnavabadus, avatud piirid ja valikute rohkus, eriti just noorematele põlvkondadele. Ja kingitusena võtan ka mõistmist, et tahtekapital, usk oma rahvasse ja iseendasse tagavad selle iseseisvuse kauaks. Eesti Vabariik on kinkinud minule eesti keele, Eestimaa ehk kodumaa, perekonna, usuvabaduse ja mis kõige tähtsam, töö. Töö, mida ma saan vabalt teha ja mida ma armastan. See on teema, millel tahaks peatuda pikemalt, kuid kuna aega ei ole nii palju, siis ütlen lühidalt. Alustan sellest, et ma ei kasutaks seda sõna kinkida. Ma ütleks nii. Eesti on andnud selle tagasi, mille Nõukogude Liit jõhkralt ära võttis. Eesti Vabariik on kinkinud mulle vabaduse ja hea elu siin riigis ja kas see on hea, et me saame olla vabad ja ringi reisida igal poole, kus me tahame? Hakkaks algusest pihta. Eesti Vabariik on kinkinud meile ilusa lipu, mis on sinimustvalge. Sinine tähendab meil ju rahu taevast, must tähendab maad ja valge on siis eestlase hing, tööklase eestlase hing. Mis ta mulle kinkinud on? Mulle on ta palju kinkinud. Esiteks selle, et Eestis on säilinud kultuur, väga kõrge pärandkultuur, ehk siis meie jäljed, meie kultuurmaastikul, mida mul ongi võimalus on killukene säilitada ja Eesti Vabariigil nagu tagasi anda omalt poolt. Mis on kõige tähtsam, et on Eesti Vabariik on kinkinud hea võimaluse ettevõtlust arendada. Siis siin on võimalus olnud kõigil hea haridus saada, nii mul kui mu lastel. Ja mis kõige tähtsam asi, et on meil rahu taevas meie pea kohal. Selleks, et kõik saaks edasi areneda. Ja muidugi
suur tänu ka selle eest, et olen sündinud see Eesti Vabariikis, sest et selline ajavöönd, kus on 4 aastaaega, kevad, suvi, sügis, talv, on üldiselt maailmas vähe ja tänu sellele ei ole meil siis igasuguseid tsunamisid ja looduskatastroofe eriti palju, nii et tunnen Eesti Vabariigi üle uhkust ja tunnen suurt uhkust ka selle üle, et saan siin hästi elada. Minule on Eesti Vabariik kinkinud väga palju võimalusi, valikuvõimalusi, alustades sellest, et mul on võimalus elada vabas Eestis. Mul on võimalus valida, millist haridust ma tahan, millisel eluhetkel ma seda tahan. Mul on võimalus valida, kas ma elan maal või linnas. Ja ma usun, et kui inimesel on valiku võimalusi, siis on ta vaba ja vabadus inimese jaoks on üks olulisemaid asju. Selle eest ma tänan Eesti riiki ja soovin sulle palju-palju õnne. Eesti on mulle kinkinud oma riigi, kus ma võin vabalt elada, unistada suurelt, oma unistused teoks teha. Eesti riik on kinkinud mulle eestlastest ja mitte eestlastest sõpru, kelle peale ma võin alati loota. Ka siis, kui elu peaks muutma oma sirgjoonelisust ja kuidagi peaks saama asi nii, et siiani pool täis olev või täis olev klaas kipub tühjaks jääma. Eesti riik on mulle kinkinud toreda pere ja tihtipeale inimesed kipuvad arutlema sellel teemal, et kas ma sellist riiki tahtsin. Mina võin kätt südamele pannes öelda siiralt, et just sellist riiki ma tahtsingi, sellist riiki, kus ei pea vaevlema selle üle, et midagi öelda ei tohi, et ei saa oma unistusi ellu viia, et oleks kõik ette ära tehtud, et oleks siuke ühtlaselt roosa ja imal, et inimesel ei oleks võimalust areneda. Mina just sellist riiki tahtsingi, nagu meil praegus on ja loodan, et see kestab väga-väga-väga pikalt. Eesti Vabariik on minule kinkinud Saaremaa, sellise ideaalse koha, kus kasvatada lapsi, kus käia tööl ja kus elada oma toredat elu sõprade ringis. Ma tänan Eesti Vabariiki selle eest, et maapind, mis on minu jalge all, on vaba. Ma tänan Eesti Vabariiki selle eest, et ma saan väljendada oma tundeid, oma mõtteid, oma vaateid emakeeles. Ma tänan Eesti Vabariiki selle eest, et Toompeal lehvib sinimust valge. Ja ma tänan Eesti Vabariiki selle eest, et minu elu jooksul sellel pinnal ei ole olnud kõige jubedamat asja, mis juhtuda saab, see on sõda. Elagu Eesti Vabariik. Aitäh!